The roof's got holes, the walls lean tight. This old shed's seen better nights, but I see gold in this wood and nails, a place where our dreams can set their sails. We'll patch it up, we'll make it right, turn the dark into the light with our hands, with our plans. This shop's where our future stands. Dusty shelves and a rusty hinge, every creak feels like revenge, but your laugh cuts through the noise, turning old into our new toys. Paint it blue or paint it red, every brush stroke clears the dread. We'll patch it up, we'll make it right, turn the dark into the light with our hands, with our plans. This shop's where our future stands. This shop's where our future stands. Broken glass and spiders' webs, each repair earns its respect. Your smile's brighter than the sun. This is work, but it's still fun. The sun dips low, the sky burns red, shadows chase the light ahead, feet on fire, hearts like stone, running fast, but never alone. The clock ticks loud, we ignore the sound, just in the night where dreams are found. We're gonna be golden, shining so bright, blazing like stars in the endless night. We're gonna be golden, hearts on display, breaking the rules in our own wild way. Wind in our hair, the city hums, a symphony of beating drums, eyes wide open, the world's our stage. Hommikut ja häid põhi, mina olen Sander, olen Tigu Racingu looja ja eestvedaja. Vastu tulles siis sõprade soovile, filmin ennast ja kajastan, mis me siin garaažis toimetame, mis projektid on, mis plaanid on. Ja natukene siis endast, et minu träägi pisik sai alguse aastal 2006 Rock Race'ist, kui Eestis käis Topfiul sõitmas. Ja see jättis siukse kustumatu mulje, et olen aastaid planeerinud ja mõelnud, et hakkan ise ka sõitma. Ja nüüd eelmine hooaeg siis tegin oma nii-öelda debüüdi. Pidin küll algselt Chevy'ga sõitma hakkama, aga nagu ikka, paar päeva ennem hooaja algust suutis mootor laiali käia. Ja jätsin tänu sellele esimene 2 võistlust vahele. Ja vahepeal sai soetatud üks uuene BEM ja otsustasin sellega rajale minna. Ja ega sealt algust suurt mingit tulemust ei tulnud, et põhisiht oli see, et päris viimaseks ei jääks, päris kotti kogu aeg ei saaks ja et kodusarja põrnikele ei kaotakse. Ja iseenesest eesmärgid sai täidetud. Talvel sai natukene autot arendatud ja nüüd see hooaeg, mis oli, siis ütleme, et läks mega hästi. Et oli küll tehnilisi rikkeid ja viperusi ja meeletud pidamisprobleemid. Aga kuidagi sai ikkagist tiitel ära kobistatud ja
ja ühesõnaga siis olen nii-öelda street-klassi meister. Ja mis siis nüüd plaanis on see, et autot edasi arendades, et ega ei saa ju jääda puhkama, et paigalt ammumine minu arust on tagasiminek ja järgmine hooaeg tahaks minna klass kiiremaks, et street aastasse ja selleks on vaja ehitada uus sidur ja uus differ ja kõige suurem asi on uus mootor. Et ei teagi, kuidas ma siit nüüd seda asja keerata saan. Tehnilised värvid. Tundub, et siin tuleb vahepeal ringi muuta. Ühesõnaga, see on meil siis siin pudru ja kapsad, aga sellest peaks tulema siis uus mootor. On 4,8 liitrine N62 B48. Ja see tuleb nüüd pulkades kiskuda, ära paastada, kaaned ära lihvida, kõik ära vahetada, mis vahetamist vajab ja sealt võiks tulla suke circa 450 hobused. Aga see ei ole mitte ainus projekt, mis siin garaažis ootab. Siin kõrval on üks Oltsu 57, mis tuleb lahti võtta, kõik kuluosad ära vahetada ja see läheb nüüd Chevyle vahele. Ja siin on järgmine projekt, mis on, ma ei tea, palju inimesed teavad üldse, aga MK1 Mondea toodetega nelikveolisena. Ja siin on olemas kardaan ja vahekast ja tükid ja tegelikult on ka üks Mondea meil olemas. Siis mul on õue, mis meil on siin. See on siis eelmainitud Chevy 86. aasta Caprice Classic. Praegu ei ole siin midagi vahel, aga siia tuleb siis see Oltsu 57. Esialgu jääb ta lihtsalt tänavaautoks. Et vaatame, mis kunagi tuleb sellest. Ja see on siis see kuuene, millega siin võisteldud sai. Selline ta on, vajab vähe arendust. Ja see on siis Mondea meil, mis läheb nelikveoliseks. Et tänase video veel üks plaan on see, et Mondeal on vaja ära vahetada väljalaskukollektor ja siin natukene audiot paremaks teha. Ja siis kas nüüd täna või homme läheb kuuene sisse, tõmban kasti maha ja esimene siis edasiarendus on siduriga, et siin tuleb nüüd üks asi, mida teadaolevalt keegi teinud ei ole. Jupid on mul tellitud, vaatame, kuidas õnnestub, aga siia ma proovin siis S65 kahekettalise siduri alla aretada, et teoreetiliselt asi võiks toimida, aga eks ole näha, kuidas praktikas välja näeb. Ja kui siit midagi välja tuleb ja filmida midagi on, siis kindlasti jagan seda teile. Nii siis tänane esimene tegevus on see, et läks Mondeal väljas kollektor ära keevitada, milles on rõvedalt suur pragu sees, mida on korra juba keevitatud. Sõna ka, shit on siin, on näha. Et on pragu. Ja selle jaoks on niisugune asi, et mida palju te näinud olete, võib-olla kunagi kasutanud, aga elektroodiga keevitama. Põhjus on lihtne, mul miigi ei ole veel kohale jõudnud ja tuleb see asi ära teha. Nii et panen timelapsi käima ja vaatame, mis välja tuleb. I'm on the jack, man. Grinding through the city, engine growl like a beast. Dashboard glowing bright, neon lights feast. Pockets on a diet now, they obese. Money stacking high, call it bread with no yeast. Chrome wheels twist, pavement kissing my tires. Speedometer screaming, hit the red. Selline ta sai. Ka robustne värk on, aga see on see elektroodi värk, et midagi teha pole. Vaatame, paneme korra käima ja mis ta teeb. That's the life we chose. Fast lane dreams, that's the life we chose. Fast lane dreams, that's the life we chose. 100 on the dash, 100 bands on
my grip. Cruising through the night, moonlight drip. Dripping in designer, my fit don't slip. Got the world in my hand like I own this trip. She asked where we going, told her sky ain't the limit. Convertible top down, stars while me spinning. Lights a roulette, but the wheels how I win it. Money talks loud, every word infinite. Fast lane dreams, where the money flows. Bad ones ride, taking centerfolds. Stacks on stacks, yeah the paper shows. Fast lane dreams, that's the life we chose. Fast lane dreams, that's the life we chose. Fast lane dreams, that's the life we chose. See plaan läks küll veits pekki, aga õnneks mul üks teine kollektor. Siit tuleb nüüd see puruks point välja puurida ja siis teine kollektor maha võtta ja ka panna see. Aastat. Kuna olen suhteliselt algaja, siis filmisin teile Mondes kokkuvõtte kõik asjad ära ja monteerima hakates avastasin, et kogu materjal on tulnud ilma helita mingil põhjusel. Ühesõnaga süsteemi error. Nii et vahepeal on siin tööasju olnud ja uus aastaga on kätte jõudnud ja ei ole jõudnud teile kokkuvõtet filmida. Aga ühesõnaga, mis siis tehtud sai, oli see, et keevitasin siis elektroodiga selle väljaskollektori ära ja siis panin käima ja vaatasin, et ikka lekib ja ei saanud aru, kus kohast lekib, nii et otsustasin, et kuna mul oli kõrval kohe üks 2-liitrine mootor, mis niikuinii läheb varem hiljem see peale, siis lihtsalt sai sealt sealt sai väljaskollektori siis maha võetud ja lihtsalt siia 1.6 peale praegu pandud. Nii et aga ta vaikne nüüd selles suhtes. Nii siis, aga Mondel on siin üks asi veel vaja teha. Ühe sõna ka, ma ei tea, kus ma siia alla mahun, ehk mahun. Ära mõõta tagasi tala kinnistuspunktid. Nii et siis, ühesõnaga mul on vaja teada seda. Siit ütleme keskelt keskele, mis ta meil see on. On umbes 16 ala. Kuskil 16 on jah, umbes. Ja teine, vaja nüüd teada,
on täna ka. Üksinda teha seda. Üksinda seda mingi elupast teha. Ja ma olen iga välja mõelda siin. Nii. Ära kukku ära. Sina oled siin. Nii siis. Mingi 94. Noh, võtame siin mõne maha. Mingi 93. Sinna kanti. Võiks ta olla. Okei. Mille jaoks seda vaja oli? See, et ühesõnaga on see nii-öelda neliku projekt. See Mondeo läheb nelikuajaliseks. Ja mul on olemas mootor, käigukast, vahekast ja tagatihver. Aga mis on puud, on tagumise sillatala. Ja palju, kuna autot on 500 tükki toodetud üldse, siis noh, palju õnne sillatala leidmisel. Aga mida ma siin alla vaadates olen avastanud, on see, et kuradi sarnane neile Subaru tagasillatalale. Ja siis on siin üks hea inimene saatis mulle mõõdud. Et Impreza klassiku tagasillatala, et ma pean nüüd võrdlema, vaatama, mis, noh, kui palju ta mööda on. Sest et õõtsad, käendmikud, kõik asjad on suhteliselt ka sarnased. Et see võib isegi opata see, et Subaru sillatala istub enam-vähem alla ja saab selle peale asi ehitada. Et siis oleks äge. Saaks selle asja liikuma nelikuna. Ja mul täitsa savime esialgu see 1.6 sõita, et lihtsalt. Ja siis tuleb 2-liitrine mootor valmis ehitada ja sinna vaatame, mis saab. Iseenesest üks S-teku on riiulis, et võiks selle peale panna ja väikse turbo külge panna ja oleks äge. Väga olgu. Tšau.